Nii, tere hommikust ka minu poolt. Ootame, kuni minu kaasvõitlejad jõuavad kalavale. Seniks aga aitäh ministrile tutvustavate sõnade eest. Meil on 40 minutit, kuigi ma vaatan praegu kellelt, et isegi võib-olla tsipa rohkem. Ja ma tõsimeeli usun seda, et sellistes foorumites, kui palutakse tulla väga asjalikel ja teadjamatel inimestel kohale, et siis üks osa või väga oluline osa on ka see, et me laseme neil rääkida. Ehk siis minu kui modereerija ülesanne on vaadata, et me seda võimaluse anname. Ehk siis need järgmised 40 minutit ma teen ettepaneku teha niimoodi, et me kõigepealt laseme meie panelistidel mõned sissejuhatavad märkused teha ja siis ma avaks kohe nii-öelda ruumi küsimuste jaoks ja siis me katsume niimoodi edasi minna sellises dialoogi vormis. Nii et härra Raidla, ma tean, et teil on päris ettevalmistatud päris mitu mõtet. Kas me võime neid kuulata? Jah, suur tänu. Mul on selline komme, et kui on avalik esinemine, siis tuleb ka selleks valmistuda. Ma püüan kontsentreeruda omalt poolt konverentsi teemale, majandusjulgeolek. Ja julgen sissejuhatavalt öelda, et majandus ja julgeolek on teineteist tootvas loovas ja aeg-ajalt ka pärssivas sõltuvuses. Ehk ilma piisava majanduseta pole olemas head julgeolekut ja vastupidi, ilma hea julgeolekuta pole olemas piisavat majandust, ükskõik kummat pidi seda siis formuleerida. Teiseks ma julgen arvata seda, et tänane geopoliitiline julgeoleku olukord pärsib majandust, mitte ei edenda seda. Ja siin selles küsimuses ega me oma riigiga nüüd päris paipoisi rollis tegelikult ka ei ole. Meil on ikkagi viimastel aastatel selgelt tunnetatav selline ühtede kriitikavaba ja piiritu armastus, teiste kallal pidev intrigeerimine ja kolmandate, sealhulgas ka Euroopa suurriikide ignoreerimine. Ja sellised käitumismustrid majanduse julgeolekut muidugi ei tugevda. Tasakaalukust on vaja, see on minu põhiline sõnum. Tegelikke asju, vaatamata sellele, kas me oleme julgeolekunõukogu liikmed või mitte, teevad nagunii suurriigid. Ainuke asi, mida me omalt poolt saame kontrollida, on oma retoorika. Võiks soomlastelt nagu õppust võtta, kes oskavad tegelikult suurriikide vahelistes tõmbetuultes oma asja ajada nõnda, et ilmselt Soome rahvuslikes huvides on see tõesti maksimaalne, mis nad teevad. Panite kindlasti tähele, eile oli Äripäeva juhtkiri, ma tsiteerin. Hiir suhelgu elevandiga teise elevandi turjalt. See on väga efektne, kuid samavõrd ekslik. Häda on nimelt selles, et mõnikord võib juhtuda niimoodi, et istutakse vale elevandi selga. Nüüd ma tahan jätkata selle, et kapitalil tunded puuduvad. Küll aga on kapital väga varmas järgima ja jälgima seda, millised on ühiskondlikud tunded. Kapital armastab turvalisust. Mäletate, vahepeal oli meil selline periood, kus mitmed avaliku elu tegelased tahtsid kangesti kuidagi välja paista, siis nad avalikult teadsid uhkusega, et oleme rinderiik. Ja järgmisel hommikul hüüavad, et oi, välisinvesteeringud on meil kuidagi vähenema hakanud. Geniaalne. Kapitali turvalisuse teesialgu ma sellest räägin. Ma ei räägi mitte Venemaa või Ukraina või Valgevene või Hiina taustaga kapitalile investeerimiskutse esitamisest. Kuigi advokaadina ma pean ütlema niimoodi, et ega kapitali või äriprojektidele takistuse tegemine lähtudes sellest, milline on kapitali riiklik taust, see on väga õigusriiklik ei ole. Sellisel juhul me natukene sattume sellesse samasse liigasse, keda me tõrjume. Tähtis on kapitali legaalsus ja tähtis on äriprojektide tegemine Eesti Vabariigi Euroopa Liidu seaduste järgi. Ja tulles nüüd tagasi selle kapitali turvalisuse juurde, siis selle teesi juurde, selle all ma pean silmas tegelikult lääne, aga eriti ka kodumaise kapitali investeerimisvalmidust ja investeerimisjulgust. Kapital ei taha olla väga ja tulla väga riiki, kus 100 korda suurema naabriga harrastatakse tülitsemist. Sealhulgas sisepoliitiliseks tarbimiseks mõeldud loosungeid nagu territoriaalsed nõudmised ja okupatsioonikahjude hüvitamine. Ja siinkohal on see koht, kus ma tahaksin esitada sellise kodaniku kiituse ja kodaniku tunnustuse meie presidendile Kersti Kaljulaidile. Esiteks ta söandas minna Moskvasse ja kohtuda Putiniga.
Selle visiidi tähendust ei ole vaja muuga hinnata kui seda, et naabrid peavadki põrnitsemise asemel või vähemalt teineteise suhtes põrnitsemisele täiendavalt ka kõnelema, mida president Kaljulaid tegi. Ja tema tõdemus nüüd pärast Münchenit oli ka midagi sellist, mis tõenäoliselt väga palju vaidlemisruumi ei jäta. Euroopa peaks suutma rohkem ise hakkama saada. Nii et selle taustal ma siiralt arvan seda, et president Kaljulaid on viimase paari aasta jooksul Eesti majandusjulgeoleku jaoks väga-väga palju ära teinud. Jätkates presidentidega, kes ma arvan, et kummaline küll, aga ma arvan, et president Trump võib osutuda Euroopa õhtumaade kultuuri ja demokraatia ruumi jaoks parajaks messiaseks ehk päästjaks, kes lükkab selle laiskleva ja vananeva ja natuke sihitult eksleva Euroopa kustumise vähemalt paari sajandi võrra edasi. Ta on sundinud ju tegelikult Euroopal praegu jalad kõhu alt välja tõmbama ja väga tõsiselt hakkama ennast liigutama. Kindlasti üks tees, mida ma nüüd esitan, ei meeldi enamusele seltskonnast, kuid ma arvan, et pikas perspektiivis, ja rõhutan sõna pikk perspektiiv, ei ole USA Eesti julgeoleku peamine garant. Mäletate, kantsler Merkel kuskil 2-3 nädalat tagasi ütles ju välja selle, et Ameerika Ühendriikide väljatõmbumine Euroopast algas tegelikult president Obama ajal juba. Ja nagu ütlevad hiidlased, enese kiitmise rasket koormat ei tohi teiste kanda jätta. Ma kuulusin ka selgelt nägijate hulka aastal 2013, kui kirjutasin detsembrikuises ajakirjas Juridica, et USA sõjalise kohaloleku vähenemine Euroopas tingib Euroopa kollektiivse kaitsevõime suurendamise vajaduse. Ehk ma arvan siiralt muide, et pikas perspektiivis on Euroopa Liit Eesti julgeoleku peamine garant. Ja see on ma veendunud, kutsub väga paljudes inimeste esile sellise muiga. Eesti peaks olema eluliselt huvitatud sellest, et hääbumise asemel Euroopa Liit kestaks ja tugevneks ja seda kas või föderaliseerumise hinnaga. Meil ei ole põhjust pidada Euroopa Liitu enda jaoks majandusprojektiks. See on kokkukuuluvuse projekt ja see on julgeolekuprojekt. Ehk mis meist saab? See ei ole nüüd parafraas Viimsest reliikviast. Vaatamata oma 500 miljonilise inimeste hulgale ei ole konföderatiivne Euroopa Liit Hiina ja USA kõrval tõsiselt võetav jõud. Isegi mitte Venemaaga tegelemiseks ei jätku sitkust ja jaksu. Mäletate, Euroopa Liidu välispoliitika juht Josep Borrell ütles Münchenis, et me ei tohi piirduda ainult mure avaldamisega. Ta jätkas, we should act, we should act, we should act, kuid ta ei öelnud, how should we act. Ehk tegemist oli minu kui kodaniku silmist suhteliselt sellise abitu avaldusega. Ja nüüd ma tahan veel korra, ma peagi lõpetan, tahan veel korra pöörduda president Kaljulaidi poole ja teda tsiteerida. Miks Euroopa üleüldse, kui ta on endiselt maailma suurim ja jõukaim turg ja majandus, ei peaks võtma vähemalt täielikult regionaalset vastutust. Ta peaks suutma seda teha, vähe sellest ta peaks suutma ka oma ümbruskonda projitseerida jõudu, mis tal on. Õiged sõnad. Kuid kuidas tegudeni jõuda? Tegudeni jõudmiseks tuleb vaadata ühe teise presidendi otsa, ehk Toomas Hendrik Ilvese poole. Aga ainult vaatamisest ei piisa, tuleb lugeda ka. Ja esiteks tuleks lugeda kindlasti tema kõnet Humboldti ülikoolis aastal 2001, kus ta visandas vägagi õnnestunult käsitluse Euroopa föderalismist. Ja ta on seda mitmetes kirjutistes ka pärast seda teinud. Ehk Euroopa saab tulevikus olla tõsiselt võetav rahvusvaheline tegija vaid siis, kui vähemalt Euroopa tuumik, tõenäoliselt eurotsoon, föderaliseerub. On päev selge, aga ma väga naiivne ei ole, ma olen 62-aastane, et Euroopa Liidu liikmesriikides täna föderatsiooniks kaugeltki ei ole piisavat toetust. Ka Eestis on sellele mõttele väga tugev vastuseis. Lihtsalt see rahvusriiklik paleus on nii tugev, et see ei võimalda mõista, et Euroopa Föderatsiooni puhul ei pea me mitte rääkima samasugusest föderatsiooni tüübist, nagu see on USA-s või Araabia Ühendemiraatides või hoidku jumal sellest, milline ta oli kunagi Nõukogude Liidus. Föderatsioonil on teistsuguseid mudeleid, teistsuguseid lahendeid. Isegi selliseid, kuhu muide sisse sobivad ära ka kuningriigid. Ja lõpetuseks, Münchenis jõuti ju üsna selgelt tõdemusele, et maailma bipolaarsus hakkab koosnema, kui mitte juba täna, siis homme Hiinast ja USA-st. Venemaa ja Euroopa Liit taanduvad regionaalseteks gravitatsioonikeskusteks. Eesti majandus, Eesti julgeolek vajab garanti nii poliitiliselt kui ka riiklikult seisukohalt. Ilma garandita me vastu ei pea. Ja seepärast föderaliseeruva Euroopa arengut ja Eestit selle osana tuleb väga selgelt eelistada rahvusriiklikule taandumisele.
Resumeerivalt jõuame välja päris paradoksaalse järelduseni. Eesti rahvuslikes huvides on Euroopa föderaliseerumine ja Eesti kuulumine sellesse föderatsiooni. Loomulikult eeldab Eesti jaoks selline lahendus rahvahääletust ja olulisi muudatusi meie põhiseaduses. Neile kuulajatele, mõtlejatele, kes selle avalduse peale ehk nüüd natukene kurjaks või närviliseks muutusid, saan ma öelda seda, et sellise lahenduseni on käia meil väga-väga pikk tee. Ja loodetavasti ei kuku Euroopa Liit enne kokku, kui me kohale jõuame. Aitäh! Aitäh, väga täpne ajapidamine. Ma tänan, midagi läks vähemalt siis korda. Marko, kapital tahab turvalisust. Kas Euroopa siis pakub seda turvalisust? Jah, tere hommikust ka minu poolt, et hea on jälle tagasi olla, et esimest korda tõesti 2014 sai sellel samal konverentsil esinetud ja ega ajas 6 aastat nüüd väga palju meie keskkonnas muutnud ei ole, on muutnud väljakutsed ainult suuremaks ja võib-olla mis on selline minu jaoks ärevust tekitav element on see, et need väljakutsed ei ole mitte ainult väljaspoolt, mida me näeme ja mida Mikk oma ettekandes Välisluureameti ettekannet tutvustades siis tegi, vaid need väljakutsed on ka meie seest, Eestist. Et Jüri tegelikult väga diplomaatiliselt advokaadile kohaselt nendele osundas ja ega minagi teravamaks väga siin keerata ei tahaks, see pole see koht. Aga ma arvan, et võib-olla rohkem kui isegi varasema 30 aasta jooksul, millal me oleme oma teed käinud siin iseseisva riigina taas kord, rohkem kui kõige selle aja jooksul meil on vaja tarka, usaldusväärset ja kokkuhoidvat käitumist välispoliitikas, välisjulgeoleku, aga ka meie majandusjulgeoleku tagamisel. Sellepärast, et see maailma muutumine, me oleme aastaid sellest rääkinud ja ainult pime võiks aru saada, või mõelda veel, et Hiina tõus on miski ootamatu või ka lääneriikide suhteline taandumine paljude tegurite koosmõjul, et see on ka üllatus. Seda on näha olnud vähemalt viimased 10 aastat, kui mitte rohkem. Küsimus on lihtsalt selles, et kas me oleme ise piisavalt valmis leppima sellega või me ainult viriseme, nagu me kuulsime Müncheni julgeolekukonverentsil läänetumisest ja sellega seonduvatest probleemidest. Väga vähe tegelikult oli kuulda seda, mida me siis peaksime tegema tegelikult riigiti üksikuna, aga tegelikult hoopis olulisemalt Euroopa ja Ameerika Ühendriigid või Põhja-Ameerika koos. Mina väidan võib-olla korraks laiemaks minnes nende suurte väljakutsete puhul, mis puudutab siin Hiina tõusu või Hiina mõju laienemist, või ka siis neid muresid, mis üksikuna võttes läänemaailmas on, siis mina ei näe ausalt öeldes väga palju muid alternatiive, kui nõustun Jüriga kindlasti, et Euroopa riigid peaksid aru saama, et Brexit on tragöödia, mitte võimalus Euroopale. See näitab tegelikku valesuunda ja ma loodan, et britid ühel päeval saavad aru, et Euroopa Liitu tagasi tulemine oleks neile strateegiliselt õigem samm, aga jätame see nende otsustada. Pigem on küsimus selles, et Euroopa kokkuhoidmine ja ka tegelikult ühise kaubandus- ja standardite ruumi loomine Põhja-Ameerikaga on miski, mis suudaks kõige paremal moel tasakaalustada seda tõusu, mis justkui loodusseadusena Hiina puhul ja ka India ja mõningate teiste kiirelt kasvavate riikide puhul saab olema reaalsus. Et kui me mõtleme kas või sellele, et Põhja-Ameerika, Euroopa Liit, lääneriigid kokku annaksid umbes 70% SKP-st versus Hiina 20%, siis selge on see, et Hiina peaks sellega arvestama, kui me suudame standardid kehtestada. Aga me näeme 5G puhul ja Huawei vaidluste puhul, siis me kõik oleme jube targad, aga kokku ei suuda leppida Euroopa tasandil. Et ma väidan, et see, mida meie siin Eestis otsustame, on kindlasti oluline, aga veel olulisem on see, et kas me suudame ühte
ühtset otsust kujundada Euroopa Liidu tasandil. Sellel sügisel tuleb Saksamaa eesistumise eestvõttel esimest korda Euroopa Liidu ja Hiina tippkohtumine viisil, kuhu Saksamaa kutsub ka kõik Euroopa Liidu liikmesriigid ja nende eesmärk on, see on üks nende olulisemaid prioriteete eesistumise ajal, et võiks kujuneda mingi ühtne arusaam, kuidas me siis Hiinaga kõigis erinevates küsimustes, alates julgeolekuteemadest kuni majandusküsimusteni käitume. Aga kuna Jüri intrigeeris nii põnevalt, et kindlasti ma võiks temaga vaielda ja me oleme arutlenud aastaid erinevatel teemadel, siis ühe küsimuse ma siiski oma nägemuses nagu tõstataksin ja see, mis puudutab siis Eesti suurimat julgeolekuohtu Venemaal. Ja jällegi, ei ole see esimene aasta, kui me sellele peame tähelepanu pöörama ja tähtede seis näitab, et ilmselt olukord nii sellel aastal kui lähenevatel aastatel põhimõtteliselt ei muutu, pigem tõenäoliselt Venemaa selline ambitsioonikus pöörata tagasi 20. sajandi suurim geopoliitiline katastroof ehk siis Nõukogude Liidu lagunemine, see ambitsioon kasvab ja kasvab ta muidugi ka selle arvelt, mida nõrgem on lääs seda vastustama või heidutama või mida nõrgemad on ka naaberriigid sellele vastu seisma. Ma pean silmas ennekõike Valgevenet, aga ka Ukrainat, kes on tõenäoliselt ikkagi kõige suurema nii-öelda ründe ohu all ja ründe all ma ei pea silmas sugugi mitte ainult sõjalist rünnet, vaid hübriidset, informatsioonilist, majanduslikku, poliitilist, kõiki vahendeid kasutades, mis survestaks siis neid riike konfödereeruma Venemaaga, tulema Venemaa mõjusfääri tagasi. Aga nüüd küsimus kiirelt oma mõttekäigu lõpetuseks sellest, et mida meie siis teeme. Et sellest minu arvates ei piisa, kui me tunnistame, et oht on olemas. Et selge, et üksikuna riigi, nii-öelda Eesti kontekstis on meie võimalused piiratud, aga ma tooks välja 3 olulist siiski aspekti, mis tagaksid meile sellise enam-vähem stabiilse siiski keskkonna suhetes Venemaaga. Esiteks, Eesti jaoks on alati oluline, et meil oleksid tugevad liitlassuhted. See on meie ajaloost õpitud selge valem. Ilma selleta, ilma julgeolekut tagatiseta, nagu selleks on täna NATO, aga ka kindlasti Ameerika Ühendriikide ja teiste liitlaste aktiivne kohalolek meie regioonis on oluline. Ma väga loodan, et meie diplomaadid töötavad täna selle nimel, et Ameerika Ühendriikide kohalolek ka Eestis julgeolekupoliitiliselt oleks olemas, oleks nähtavam, rohkem nähtavam, kui ta täna on. See on üks minu arvates heidutuses puuduvaid komponente veel praegu. Teine küsimus, olles omades sellist tugevat enesekindlust süstivat heidutust, on meil vaja julgust Venemaaga suhelda. Ja võt see küsimus on minu arvates praegu kõige suurem sisepoliitiline või siseriiklikust käitumisest tulenev väljakutse. Meil on täna esimest korda Eestis valitsus, Urmas võib sellega nõustuda või mitte, kellel puudub absoluutselt ühtne arusaamine nägemus sellest, kuidas mitte provotseerivalt käituda Venemaaga, kuidas suhelda Venemaaga. Urmas teab ise, kui raske on temalgi praegu, olles julgeolekunõukogu liikmesriik, saada kohtumist ühe alalise liikmesriigiga. Siiani ei ole see vist Lavroviga seda kohtumist saanud ja see näitab tegelikult, et meie suhted on ikka äärmiselt kehvas seisus. Ma ei ütleks, et on mingeid võluvitsasid, kindlasti oli presidendi visiit Moskvasse oluline, aga ta jäi poolikuks selle tõttu, et valitsuse vahetuse hetkel tegelikult puudus ühtne arusaamine, kuidas me käitume näiteks Eesti-Vene suhete kõige olulisema lahendavate küsimuse osas, ehk piirilepingute osas. Kuhu me oleme sellega jõudnud? Me oleme jõudnud tegelikult 3. punktini, mida ma lõpetuseks tahaksin küsida. Kõige rumalam, mida suhetes Venemaaga teha saab, on käituda provokatiivselt meie endi poolt. Ja need territoriaalsete nõudmiste esitamine, mis on siin kostnud erinevate poliitikute, mitte ainult Riigikogu esimehe, aga ka näiteks Urmase erakonna esimehe mõtetest, see on minu arvates selge Eesti majandusjulgeoleku ohustamine. Eesti julgeoleku ohustamine ja need, kes selliseid sisepoliitikast laetud samme täna teevad, peavad aru saama, et sellega seatakse nii lühiajaliselt kui pikaajaliselt ohtu meie julgeolek.
nii et 3 momenti, kui me tahame saavutada stabiilsetki keskkonda suhetes Venemaaga, vältimaks siis nende julgeolekuohtude kasvu, heidutus, dialoog ja vältimaks ise provotseerimist, mis ei tähenda seda loomulikult, et kui Eestit kas või sõnaliselt rünnatakse, siis me peame olema valmis ka ennast kaitsma. Aitäh. Minister, siin on räägitud Euroopast, on räägitud Venemaast, aga räägiks ka natukene USA-st. Me peame teda oma väga lähedaseks liitlaseks, ta on meie lähedane liitlane, teie advokeerite tihedamaid suhteid USA-ga. Aga samal ajal on see, et kui ma olen aru saanud, et kui täna minna Washingtoni, siis kõik, mis tegelikult Washingtonile korda läheb, on Hiina. Kuidas me Euroopana ja eriti veel Eestina ikkagi hoiame seda transatlantilist suhet? Ka nii, et tõesti meile tuleks appi, kui vaja, ja ikkagi oleks huvitatud nendest väljakutsetest, mis meil siin regioonis ja Euroopas laiemalt on. Kõigepealt me peame korrigeerima ära Jüri ja Marko seisukoha. Olulisel määral. Me ei pääse sellest, et ma paar lõiku tõenäoliselt Jüri kõnes mul on, millega ma nõus olen. Aga nüüd võtame rahulikult asjad ette, viilude kaupa. Kõigepealt saame aru, kui me räägime maailma tasakaalust väga pikas plaanis, nagu Jüri õigusega osundas, mõelda siin sajandi perspektiivis, ütleme nii. Siis see osakaal maailmast, nimetame seda siis, on ta siis Atlandi eluviis või lääne väärtusruum, mitte geograafilises tähenduses, vaid teatud põhimõtete tähenduses. Selle ruumi mõju maailmas kahaneb ja see on paratamatult lineaarne trend. Demograafiliselt, majanduslikult, sõjalise osakaalu mõttes, kui me vaatame SKP-st, palju investeerivad aastasse mittedemokraatlikud riigid, palju autoritaarsed riigid. Ja selles trendis tegelikkuses ettekujutuse loomine, et me suudaksime luua ka nii-öelda tugeva julgeoleku mõttes mingi Euroopa alternatiivi sellele Atlandi perele, on väga ohtlik sisepoliitiliseks tarbimiseks mõeldud virvatuli, mida mõned Euroopa liidrid kasutavad. Vaadake, pärast Brexitit on NATO sõjalisest võimekusest 20% on Euroopa pinnal. See, kui me kõneleme globaalsest tasemest suutelist tagama julgeolekut. Nüüd küsimus sellest, et kui me räägime sajandi perspektiivist, siis pigem on see Atlandi liit. Atlandi liit on see tulevik, mille puhul me võime rääkida, et me anname oma lapselastele edasi selle arusaamise, sellest elukorraldusest, milles me tahaksime neid näha elavat. Nüüd küsimus, mis puudutab majandusjulgeolekut, et kas investeeringud on legaalsed. Sellest ei piisa, Jüri. Et see, et formaalselt tuleb mõni oligarhi raha ühte või teistpidi ja tegelikkuses on Euroopa Liidus vastu võetud põhimõte, mis puudutab riikidel võimalust hakata rakendama strateegiliste investeeringute skriinimist, mis tähendab tegelikult seda, et kas nendel tegelik motivatsioon või olla poliitiline ja kas nad tegelikult ei ole WTO reeglite mõttes dumpingu tegevad. Ja need kahtlemata tulevad meil laiemas filosoofilises plaanis, on risk tegelikult läänele, et nad tulevad ida poolt. Ja siin on mõnes mõttes, on väga positiivne, et on tugev koostööplatvorm meil ka Ameerika Ühendriikidega globaalses mõttes. Ameerika Ühendriigid on G7 riikidele pannud ette ka niinimetatud Blue Dot initsiatiivi, mis seisneb samamoodi selles, et nagu strateegilisi investeeringuid screen. Nüüd see, mis puudutab Ameerika Ühendriikidega koostööd, et mida veel, vastupidi, meie suhted Ameerika Ühendriikidega on vitaalsed ja me oleme leidnud palju erinevaid huvitavaid koostööplatvorme Ameerika Ühendriikidega. Ma ühinen siin täiesti Marko üleskutsega, et kahtlemata me töötame ka selle nimel, et Ameerika Ühendriikide nii-öelda sõjalist kohalolekut Balti riikides laiemas plaanis siin näha, ütleme, kohalolekut tugevamalt ka julgeoleku aspektis. Kuid mul esimene välisvisiit oli eelmisel aastal, siis ma käisin Poolas. Poola välisminister tegi ettepaneku, ütles, et nagu Eesti valitsust varem ei ole seda võtnud, aga et mõelge siiski, et kas te tahaksite olla vedajaks 3 mere initsiatiivis. Ja see on seotud just nimelt majandusjulgeoleku, see initsiatiiv. Tegemist on siis 3 aastat tagasi alanud 12 Ida- ja Kesk-Euroopa riigi algatusega, mille mõte on aidata piiriüleseid infrastruktuuriprojekte ühiselt vedada ja leida rahastamisallikaid, et tasakaalustada ka poliitilise motivatsiooniga infrastruktuuri investeeringute riski. Väga oluline ja tõsine probleem Ida-Euroopa riikides, sest milles on küsimus, suures plaanis raudse eesriide tõttu on see Ida- ja Kesk-Euroopa riikide blokk iseenesest SKP keskmine kasv on kõrgem kui Euroopa Liidus keskmiselt, üle 100 miljoni inimese elab, aga infrastruktuuri mahajäämus, see nii-öelda pudelikael on röögatu.
seda hinnatakse kusagil $500 triljonile. Ja nüüd me võtsime selle vastu, selle initsiatiivi juunikuus toimub selle initsiatiivi tippkohtumine Tallinnas ja meie eesmärk selle praegusele initsiatiivi vedajana on tekitada praktiline koostöövõrgustik. Konkreetne asi, mille kallal ma loodan, me suudame Tallinnas käivitada, on investeerimisfond, 3 mere investeerimisfond. Praeguseks on osad riigid juba lubanud sinna raha panna, Eesti valitsus on põhimõtteliselt hoiaku võtnud vastu, me ühineme selle fondiga, Poola on lubanud $500 miljonit sinna panna ja mis oli väga kaalukas, mis näitabki Ameerika Ühendriikide pühendumust, just nimelt geostrateegiliselt meie piirkonda. Müncheni julgeolekukonverentsil Ameerika Ühendriikide välisminister ütles, Ameerika Ühendriigid panevad kuni $1 miljardit sellesse fondi, kuni $1 miljardit. Ja nüüd meie jaoks partnerluses Atlandi nõukoguga, mõttekoda Ühendriikidest, on kõige tähtsam luua ka nii-öelda majandusjulgeoleku laiemas platvormis ka Ameerika strateegilistele investoritele kanal, et selle fondi kaudu tulla Ida- ja Kesk-Euroopas, sealhulgas ka Eestisse. Ja me oleme saanud juba päris kõrge taseme ootuse, et toimub ka juunikuus Eestis majanduskonverents, et Ameerika Ühendriikide investoritele enne kõike ja suurtele fondidele. Ja ma arvan, et kui me räägime Ameerika Ühendriikide kohalolekust, üks on sõdurid, ütleme, soomusvõime, aga kahtlemata Ameerika Ühendriikide investeeringud on samamoodi, kujutavad ette meile asendamatut julgeolekukapitali. Ja nüüd, ma pean lõpetama, kohe hakkan lõpetama. Nii et, ja küsimus suhetest Venemaaga, et küsimus, kas see valitsus esitab mingit territoriaalset pretensioone, ei esinda. Valitsuse välispoliitikat teeb riigi välisminister. See, et meil on õigusliku järjepidevuse põhimõtte kehtimisest, me pikalt rääkida, aga valitsus ei ole mingisuguseid piirijoone trajektoori korrigeerimise ettepanekuid saatnud. See, mis puudutab nüüd ettekujutust, et meil vis-a-vis, see oli Kristiina Ojulandile ka niisugune ettekujutus, et arendame nüüd, mina tulen välisministriks, arendame tohutut suhted siin kahepoolselt Venemaaga. Eriti praeguses Venemaa agressiooni keskkonnas kujutada naiivselt ette, et meil on võimalik kogu Lääne ja Venemaa vastasseisust autonoomselt ja iseseisvat nurga tagant luua mingi tohutu sõprus ja Venemaa poliitika, ma arvan, et see on eksitav. Ja see on tegelikult, ma tahan väita, ka ohtlik. See hoopis meie eesmärk, selle regiooni riikide eesmärk on lääne ühtsuse hoidmine Venemaa poliitikas, mitte niisuguse virvatulede loogikas kujutada tohutuid asju ette. Ja Lavroviga ma räägin küll, ei ole mingit probleemi. Ja julgeolekunõukogus meil on väga tugevad konsultatsioonid läbinud, töötame ka, ütleme. Ega julgeolekunõukogu on koht, kus vägagi erineva väärtusplatvormiga riigid tuleb, erinevad riigid peavadki kokku saama ja omavahel arutama asju, sellest julgeolekunõukogu väärtus ongi. Selge, härra Raidla, lühike kommentaar ja siis avame. Jah, ma mõistan, et ma olen kaaspanelistele natukene ebamugav, sellepärast, et mul ei ole mingit vajadust midagi öelda sisepoliitiliseks tarbimiseks, kuna mul sellised ambitsioonid puuduvad. Nüüd Urmas jälle, vaata, ma ju ei öelnud seda, et transatlantilisele värgile oleks vaja alternatiivi. Advokaat tegelikult valib sõnu, nagu sa väga hästi tead. Ma rääkisin täiendusest. Edasi me ei rääkinud ka sellest, et USA ei peaks olema tulevikus Eesti julgeoleku garant, ma rääkisin tulevikus peamisest garantist. Ja tõepoolest ma räägin natukene pikemast kui 10 või 15 aastast, ma räägin 100 aastast. Seda oled sa ise ka välisministrina väga hästi näinud ja München ka seda kinnitas, et bipolaarsus ei ole enam Venemaa ega Ameerika, vaid bipolaarsus on Hiina ja USA. Ja sellepärast midagi ei ole parata, mina olen selles küsimuses praegu tänase vabariigi presidendi seisukohtade väga selge toetaja. Ma arvan, et Euroopa Liit peab olema tulevikus selleks garandiks, aga ta ei ole võimeline olema garandiks konföderatiivsel kujul. Mäletate, ma toon ühe näite. See oli aastani 2012, kui Euroopa Liidule anti muide Nobeli rahupreemia. Ja siis toimusid Brüsselis 3 nädalat vaidlused selle üle, kes läheb preemiat vastu võtma. Ma olen advokaat ja ütlen niimoodi, et see organisatsioon, kes une pealt ei tea, kes teda esindab, selle organisatsiooni perspektiiv on pehmelt öeldes tume. Ja sellepärast ongi Euroopa Liit vaja ümber korraldada, et ta suudaks olla meie garant. Kas ma tohin nii teha, et me võtame paar küsimust ja siis läbi nende küsimuste saate ka vastata härra Raidlale? Kas see on okei? Okei. Nii. Koostöö, diplomaatia, läbirääkimine, kommunikatsioon. Kõige olulisem. Nii, kas on küsimusi? Nii, üks hetk, ma tulen, annan mikrofoniga üle.
Ja aitäh, Erki Koort minu nimi, aitäh panelistidele huvitavate mõtete eest. Ma küsin sellise küsimuse, et kui kuulata tegelikult kõiki ettekandeid, siis ja vaadata maailmapoliitikas toimunud, siis status quo on natuke muutunud. Ehk et enam ei ole jäägitult NATOle pühendunud USA-t. Washingtonis on toimunud diskussioon, et kas tuleks NATOst lahkuda. Trump teeks seda muidugi väga elegantselt, arvaks kõik teised välja NATOst. Et mida teha selles olukorras, kus status quo on muutunud, ka peale Brexitit, ka diskussioonid, mis Euroopas toimuvad, Hiina tõus loomulikult sinna juurde. Ehk et mis see nagu arengud või mis see perspektiiv võiks olla. Ja teine küsimus. Eesti on täna julgeolekunõukogus, mida me oleme päris palju esile toonud. See kestab 2 aastat. Ehk et mida teha selleks, et selle 2 aasta jooksul seda kapitali, et teised tulevad meiega rääkima, akumuleerida. Mõistlikult akumuleerida, et sellest ka pärast 2 aastat kasu oleks. Nii, aitäh. Ja seal oli üks teine küsimus ka. Tere, et Karl Mattias, et minu küsimus oleks seotud just kui rääkida julgeolekust ja sellest, et kas Eesti saab mingisugust rolli selles mängida, siis et kui praegusel hetkel Saksamaa on näiteks otsustanud, et nende jaoks on Nord Stream 2 on väga kasulik ja sellega siis nagu mõjutavad tegelikult ju väga palju seda, kuidas meie siis see kõige suurem oht saab majandada. Ja teisalt see, et kui praegusel hetkel on 5G läbirääkimised, siis et kui Euroopas teevad suuremad riigid, teevad oma otsused ära ja nad on nõus mingisuguse taristuga, siis kuidas saab üldse Eesti mitte sellega kaasa minna? Aitäh. No nii, Eesti post ÜRO Julgeolekunõukogu, NATO ja USA, 5G. Minister. NATO ja USA koha pealt, ei, ma ei ole selle diagnoosiga nõus või selle eeldusega nõus, et otse kui Ameerika Ühendriigid on kuidagi oma truudusest, olgu ta meie regiooni vaates või NATO kollektiivkaitset vaates loobunud. Vastupidi, et selles mõttes president Trump sõnastas selgelt ja nõudlikult selle pahameele ja hoiaku, mis on saatnud aastaid ja aastaid Ameerika Ühendriikide poliitilist eliiti, aga nad on seda välja öelnud nii-öelda väga moderaatsel moel, väga vagural moel. Aga seda kriitikat, et Euroopa või ülejäänud NATO blokk ei panusta piisavalt, on ja Ameerika Ühendriigid selles mõttes vaatavad isolatsionalistlikumat asju. See tegelikult pigem vastupidi. Ma näen, et siin on toimunud positiivne areng, täiesti positiivne areng. 2025. aastaks kokku teised liitlased ja ainuüksi ennekõike kronoloogialt vaatas president Trumpi survel veerand on valmis panustama investeeringutesse suurusplaanis veerand triljonit kaitsekuludesse. Nüüd see, mis selles ajalises loogikas. Nüüd see, mis puudutab küsimust, et kas me vajame siis nagu plaan B-d, räägib Erki, siin oli Jüri viitas ka plaan B-le meie julgeolekuloekas. Ei, meil ei ole mingit plaani B, ei ole niisugust alternatiivi maailma sõjaliste tasakaalude mõttes. Meie plaan A on tegelikult see, et Atlandi-ülene sõprus oleks tugevam. Et need kõhkluse ruum, mis on täitnud mõlemad poolt Atlandi kalda, et ma ju näen seda, et seda kõhkluse ruumi oleks vähem. See ongi meie julgeoleku eluline kõige tähtsam huvi. Ja küsimus sellest, et kui me räägime, et nagu see föderatsioonis või Euroopa Liidu tsentraliseerimises oleks nagu mingisugune võti, kas Euroopa majanduse konkurentsivõimele või ka nii-öelda paremale julgeolekuruumile, see on täiesti, ma arvan, eksitav, ei ole sellega nõus. Et tegelikult kogunebki maikuus Euroopa tuleviku konverents, niisuguse hakkab arutama ka tegelikult võimalikke Euroopa Liidu arenguid. Meie selge lähtekoht, millega Eesti valitsus sinna välja läheb, on see, me juhindume kehtivatest aluslepingutest. Me ei soovi Euroopa Liidu hakata institutsionaalselt ümber korraldama. Sama küsimus oli laual, et Euroopa välise julgeolekupoliitikas minna üle häälteenamuse põhimõttele, kvalifitseeritud häälteenamuse põhimõttele. Üks selgelt ütlesin ei, Eesti seisukoht on ja paljudel riikidel. Vabandust, mismoodi see välja näeks, et tegelikult häälteenamusega saab nõnda võtta otsused vastu välis- ja julgeolekupoliitikas, mis meid puudutavad. Mitte ainult üks meie riik, et võiks kõrvale jääda, vaid tegelikult Põhjala, Poola, Balti riigid, kõik see blokk tegelikult jääks kõrvale ja võetakse otsused vastu, mis meie regiooni puudutab. No kuhu see läheb? Nii et see, mis puudutab nüüd G5 investeeringuid,
uskuge mind, vaadates tegelikkuses neid samme, mida erinevad riigid ka Euroopas astuvad ja vaadates, kuidas see resoneerub välja retoorikaga, kes on häälekam, on ta sisepoliitilistel või muudel põhjustel, kes on vaguram jällegi mingitel põhjustel majandusloogikas, et see, mida riigid tegelikult valmistavad ette või teevad ja see, mis on välja resoneerunud, kui ma loen Postimehe uudiseid ja nõnda, et see on märkimisväärselt erinevusi, ma tajun seal. Ma olen 100% nõus Markoga, et ka selle moodsa tehnoloogia riskide koha pealt, et me peame, meie huvides on loomulikult koostöö, kogu piiriülene mõõde selles tehnoloogias, see on nii suur, inimesed liiguvad ringid, mobiiltelefonid taskus, kõik see muu, et siin ette kujutada, et ühes riigis on totaalselt erinev poliitika, on märkimisväärselt keeruline. Ja see, ma vaatasin, Kaja Kallas tegi üleskutse, oli ta vist eile, et me võiksime eraldi luua Euroopa Liidu ja NATO kompetentsikeskuse Tallinnasse, mis tegelekski G5 või moodsa tehnoloogia riskidega. Siin ma võin öelda, et tegelikkuses kui Jüri Ratas Mike Pence'iga eelmisel sügisel kokku sai, kirjutati alla G5 valdkonnas memorandum ja üks põhimõte oligi see, et just nimelt sellest tänasest NATO küberkaitsekeskusest, mis meil Tallinnas on, me tahame talle nii-öelda seda ulatust laiendada ja et ta hakkaks tegelema just nimelt ka G5 objektiivse oskusteabega. See on põnev teema, kõik sellest ainult räägivadki siin erinevates valdkondades. Nii et me tahame kindlasti, et Eesti nii-öelda see oskusteabe platvorm julgeoleku valdkonnas kübermõõtmes, see areneks ka edasi laiemale pinnale uutele tehnoloogiatele. Ma veel lühidalt küsin, sest mind ennast huvitab ka see küsimus, et okei, me oleme 2 aastat ÜRO Julgeolekunõukogus, so what, mis järgmiseks? Et mida tegelikult me saame selle kogemuse ja nende kontaktidega ka tulevikus teha, sest tõenäosusega ilmselt meil läheb ikka väga kaua aega selleks, et taaskord uuesti saada Julgeolekunõukogusse. Kõige tähtsam tulemus, kas te mäletate, oli Toomas Hendrik Ilves siin, Jüri tsiteeris, oli, ja tegelikult ka mitmed teised ütlesid, ka Marko omal ajal osundas, et Julgeolekunõukokku meil ei tasuks minna, et me peaksime mõtlema sellele, et on oht, et kuna seal on, meil tuleb valida liitlaste seisukohtade vahel, oli Toomas Hendrik Ilves nagu mõttekäik, ja siis me võime jääda ka hammasrataste vahele. Kõige olulisem tulemus on see, et meil selle 2 aasta pärast on rohkem sõpru, mitte vähem. Et see on kõige tähtsam. Ma ütleks nagu reaalse tulemusliku mõttes. Aga see, kuidas me nii-öelda salvestame ära selle positiivse aktiva riigi imago, et iseenesest on kindlasti tähtis, mille me töötame kübervaldkonnas, Euroopa julgeolekuloogikas, et tekib nii resolutsioonide kui muude ettepanekute moel nii-öelda meile taha nii-öelda siis meteoori või komeedise saba, et me saame nende teemadega edasi käia. Aga päeva lõpuks, et mis siis sellest juhtub 2 aasta pärast, aga ma pole teoloog, mis meist kõigist juhtub, eks ole, kunagi. Marko. Jah, et ÜRO Julgeolekunõukogu liikme staatus on üks vahend kahtlemata väikeriigil oma nähtavust kasvatada ja mis kõige olulisem, ma arvan, et meie diplomaadid, kes seal töötavad praegu, circa 20 inimest, nad teevad ülihead tööd, vähemalt algus on olnud küll äärmiselt silmapaistev ja loomulikult, kui juhib meeskonda nii tuntud diplomaat ja kogenud diplomaat, nagu seda on Sven Jürgenson, siis mul ei ole kahtlustki, et me teeme selle töö, Eestil on kombeks, kui midagi ette võtta, siis tehakse see hästi ära, aga kindlasti tuleb silmas pidada, et ma olen sellega Jüriga nõus, et suuri otsused teevad suurriigid ja meil tuleb oma erikaalu arvestada ja töötada selle nimel, et läbi sellega ma olen Urmasega nõus, et läbi selle staatuse, mis meil praegu on, laiendada tegelikult Eesti tuntust võib-olla piirkondades ja regioonides, kus Eestit võib-olla veel vähem tuntakse, teisest küljest, et me ise õpiksime tajuma, millised arengud on näiteks Aafrikas või Lähis-Idas või kusagil mujal. Hästi lühidalt veel üks mõte juurde, et kui Urmas siin enne mainis, et tegelikult Venemaaga ei peagi üldse mingeid suhteid omama, et ainult läbi liitlaste, siis ma ütleks niiviisi, et kui selline vaade on meid ümbritsevale maailmale, siis see on ohtlik. Mina näen, et vaatamata ükskõik, kui keerulised need suhted ka ei oleks, Venemaa, Hiina, Saudi Araabia, mõningate teiste riikidega, kes üleüldse ei jaga meie väärtusi, et kahjuks mõni riik, Venemaa puhul isegi ei suuda siiani selgusele jõuda, kas Eesti loodi 1918 või 1991. Diplomaatia selleks ongi loodud, et sellistest kas tupikuseisudest või ohtlikust olukordadest välja tulla ja kasutada erinevaid vahendeid, mis meil selleks on. Kas või seda, mis me teeme ÜRO Julgeolekunõukogus, mis me teeme Euroopa Liidus,
NATO raames või mida me suudame teha ka bilateraalselt. Ja kui praegu on küsimus, et me isegi nii-öelda kahepoolsetes küsimustes kõige olulisemat küsimust ei suuda nagu isegi puudutada, selle pealt minnakse kohe nagu sõlme, siis selge, et siis me võime lihtsalt, ma arvan, et mingil ajahetkel iseennast ainult süüdistada. Nii, härra Raidla. Ja meil tekkis Urmasega, huvitav, et me varem omavahel seda rääkinud ja igavatel juuraasjadel me oleme pidevalt igavatest juuraasjadest rääkinud ja meil tekkis selline päris elav diskussioon praegu. Suur probleem on see, et kes on tulevikus, pikas tulevikus Eesti kõige suurema julgeoleku garant. Kõige suurem häda on see, et Urmas, me kumbki ei näe, mis kumbal õigus oli. Sellepärast see perspektiiv on lihtsalt nii pikk. Ja seda ma räägin ka pikas perspektiivis. Nüüd ma tahan rääkida ühe lühikese perspektiivile meelde tuletada, miks ma enne ütlesin niimoodi, et Trump on Euroopa jaoks tõenäoliselt messias, kes tegelikult äratas Euroopa ülesse. Ja mäletate see 2% lugu, eks ole, see ju kõik toimus 10 tunni jooksul. Kui Trump hakkas Brüsselisse NATO sellele summitile lendama, siis ta andis, vist oli see Andrewsi õhubaasis, kui ta Air Force sealt startima hakkas, enne andis pressika. Ja tegi väga teravad avaldused just nimelt Euroopast pärit NATO liitlaste suhtes, et lisaks sellele, et me teid kaitseme Ameerika Ühendriigid, lisaks sellele peame veel teie kaitsmise kinni ka maksma, kuna te ei ole nagu oma 2% reeglid sugugi hakanud järgima. Vist 9 tundi lendab lennuk vist, eks ole, Brüsselisse. Brüsselis mäletate juba liidukantsler Merkel ja paljud teised hakkasid seda rõõmsalt ette kandma, kuidas nad hakkavad 2% reeglit nii-öelda järgima ja täitma. Ma täitsa siiralt arvan, et see on Trumpi ajalooline teene Euroopa ees, et Euroopa tegelikult muutub uuesti tugevamaks ja kui ta lõpuks ka ära föderaliseerub, mida ta teeb niikuinii, konföderatsioonidel on muide 2 saatust. Nad kas lähevad laiali või nad föderaliseeruvad. Ükski konföderatsioon ajaloos ei ole püsima jäänud, ärge nimetage Šveitsi enam konföderatsiooniks, ta on tegelikult juba föderatsioon. Ehk teisel ma olen selles mõttes sügavalt veendunud, Eesti rahvuslikes julgeoleku huvides on Euroopa Liidu föderaliseerumine ja tema käsitlemine pikas perspektiivis 50, 100 aastat, 150 aastat meie põhilise garandina. Härrad, te näete täpselt samamoodi nagu mina seda kella. Teeme lühikeselt. Short and simple. Ma ütleks selliselt, et Trump ei ole ärataja. Selles ma vaidleksin kindlasti vastu. Ärataja on Hiina. Ärataja on see suur muutus, mis maailmas toimub ja tegelikult nägid seda muutust ka Obama ja teised, kui Ameerika poolt vaadata, võib-olla ei jagunud tõesti sellist teravust, nagu seda nendele lubanud Trump. Trump võib olla ka väga ohtlik lõppkokkuvõttes, me ei tea, lammutamaks kõik, mis meie jaoks julgeolekus oluline on ka rahvusvahelises koostöös, aga siiani õnneks on nii-öelda see saldo, plusside, miinuste saldo meie kasuks. Nii et ma arvan, et me peame nagu aru saama, et see maailma muutus tõesti on selline, kus kohas ka meie välispoliitika, julgeoleku ja majandusjulgeoleku tagamisel oleks julgem, ambitsioonikam ja avatum ka nendes suundades. Väga positiivne, et Eesti on avamas saatkonda Lõuna-Koreas, Singapuris, kohe järgmine kuu Abu Dhabis. Need on ka tegelikult momendid, mis võimaldavad meie ettevõtjatel uutele turgudele pääseda paremini ka meie riigi diplomaatilist tuge saavutades ja kindlasti ma arvan, et meile oleks kasulikul, kui me ei demoniseeriks maailma juhtriigiks tõusvat Hiinat, vaid oskaksime nendega käituda viisil, mis tagab meie julgeoleku, aga samas ka Eesti positsiooni rahvusvahelisel tasandil. Et me ei oleks isolatsioonis. Aga mina kutsun üles mitte demoniseerima meie kõige suuremat liitlast, Ameerika Ühendriik, et oma erikaalut liitlast, et praegu siin, et näed, meie oleme veel olnud võidus ja Trumpil ei ole õnnestunudki kõik puruks lõhku. Et ma arvan, et see ei ole võib-olla õige relevantne käsitlus. Nüüd see, mis puudutab seda, et ma otsusega ütleks, et Marko pani osavalt vana rebasena mulle sõnad suhu, et ma ütlen Venemaaga üldse ei peaks mingeid asju ajama. Ei, ma siis ei sobiks täitsa üldse oma ametisse, kui ma oleks, et meie naaberriigiga ja riik ei pea oma asju ajama. Et loomulikult peab ja ajame, et on eelmisel nädalal valitsus meeldiv uudis, kiitis heaks autovedude leppeprotokolli muutmise kahepoolselt Venemaaga. Eelmise aasta suvest millegipärast sellega nagu ei tegeletud varem, ei peetud oluliseks. Vaadake, üks asi, mida OECD on öelnud, topeltmaksustamise vältimise lepingud on reaalne raha sisse, on tegelikult majanduse elavdaja riikide vahel.
minu esimene asi oli, hakkame tegema topeltmaksustamise vältimise lepinguid. Nädalavahetusel rääkisin Jordaania välisministriga, Maroko, Tuneesia, me oleme tegelikult valitsus kinnitas eriplaani topeltmaksustamise vältimise lepingute osas. 2002. aastast on rippunud Venemaaga. Nüüd oleme tegelikult eelmise aasta suvest vahetasime uusi teksti, panime selle asja liikuma, ma ei tea, kus ta rippus, miks ta rippus, ma ei tea. Oli niisugune käsitlus. Räägiti retoorikast, toodud eri suhted Venemaa, kõik on asjad, tegelikult midagi ei toimu. Nüüd see küsimus, mis on kõige tähtsam Venemaaga kahepoolsest suhetes, kui me räägime nagu nii-öelda ajatusvaates, on kahtlemata käsitlus meie nii-öelda minevikust õiguslikust järjepidevust. Siin paraku see on oluline ja sellest seda nii-öelda pisendada, öelda, et see polegi olemas küsimus, ma arvan, ei ole lihtsalt õige perspektiiviga. Ja ka see, mis puudutab nüüd Eesti välisministeeriumi huvi ja vaadet, on see, et välisministeeriumi üks kesksed missioone on uue prioriteedina, ütleme tugevalt välja arenenud prioriteedina, on tõepoolest tegeleda sellega, et meie ärimeestel avada rohkem uksi välismaal ja rohkem tuua raha siia Eestisse. Ja küsimus ei ole see rinderiigist. Ja kui ma vaatan ka välisinvesteeringute mõttes Läti ja Leeduga, meil ei ole siin midagi eriti hoobelda, kui me vaatame viimase kas või 5 aasta dünaamikat. Et siin tuleb kokku võtta, diplomaadid on andekad, lisaressurss on leitud, ajalooliselt kõige suurem eelarve kasv sellel aastal välisministeeriumis 20% tegevuskuludel ja lõviosa sellest rõhuasetust lähebki majandusele, ärikeskkonnale. Kas ma tohin ühe õigusliku argumendi lõppu öelda? Ma polegi õigusest rääkida saanud. Kas me nüüd lähme nagu... Algusse tagasi. Ei, 15 sekundit. Tähendab, ma ei ole ühegi erakonna fänn, ma olen põhiseaduse fänn. Õigusliku järjepidevuse kontseptsioon on raiutud 1992. aastast kehtiva Eesti Vabariigi põhiseaduse teksti. Arvaku ükskõik kes, kus, mida tahes. Seda õigusliku järjepidevuse kontseptsiooni nii kaua kui Eesti rahvas referendumil ei ole oma põhiseadust selles küsimuses muutnud, ei saa mitte keegi ära muuta. Ei Venemaa, ei eestlased, ei ameeriklased, hiinlased, mitte keegi. Ja põhiseadust tuleb täita, mitte pisendada. Ja see on seal kivisse raiutud nagu Hammurapi koodeks. Mulle meeldib see, et see paneel, mis mingis mõttes on minu arvates väga hea refleksioon tänasest välispoliitika debatist. Mina olen teadur, minul on luksus istuda oma kabinetis ja vaadata nii-öelda väljaspoolt, et mis toimub ja mitte olla nii otsene osaline. Ja ma pean tunnistama, et see 40 minutit, ma arvan, ongi näide sellest, kus täna Eesti välispoliitika on. Me oleme harjunud sellest, et välispoliitika on hästi ühtne, et meil on väga ühtne arusaam sellest, mida me teeme. Aga tegelikult meil on erinevaid arusaamu ja see võib olla natukene võib-olla kummaline ja võõrastav, aga samal ajal olles ka demokraatlik kord, siis arvamuste paljusus on oluline. Lihtsalt oluline on see, et me ei unustaks ära oma prioriteete ja seda, et kus kohas me asume ja kus mingi hetk hea debatt võib asjatult liiga palju kahju tuua. Ei, vabandust, mis tähendab, et ei unustaks prioriteet. Eesti välispoliitika elluviimine on enesekindel, ühtne ja selgelt pika horisondiga. Ja see, et ka võib debatti pidada, kas see kahjulik on, kõik debati seisukohad on teretulnud. Et kutsuda üles tasalülitamisele, et ma ju suugi ei ole seda. Et on olemas erinevad, täiesti selgelt erinevad strateegiad või nägemused, puudutab Euroopat, Venemaad, Ameerikat ja vabandust, aga sellele räägitakse kogu maakeral. See küsimus, et kui me oleks Eesti unikaalne, et me räägiks nende teemade üle, välispoliitika seoses maailma määramatusega on tegelikult muutunud palju intensiivsemaks teemaks laiemas publikus, kui seda on kunagi varem, ma arvan, et võib-olla ja eriti ka elektroonilise meedia ajast. Kui meil ei oleks välispoliitikas seda debatti, siis tuleks loobuda parlamentarismi kontseptsioonist. Aga see on põhiseaduses jälle sisse kirjutatud. Nii et sellega ma tõmbaks sellele paneelile joone alla. Aitäh kuulamast. Head eduka päeva jätku. Aitäh. Aitäh. Väga meeldiv.